Madis on ikka massive töö ära teinud siin selle auguga, vau! Ma pole siin nüüd eilsest õhtust käinud ja Madis kaevas mulle siia ühe suure augu. Ja pildi pealt nägi see palju halvemas seisus välja. Aga praegu ma vaatan, et see on mega hästi tal tehtud. Lähme siia sisse ka, kuigi mul ei ole kummareid jalas, aga vau, ma arvan, see on väga äge. Oh, seal on mingi suur kivi ka. Siia ma pean tulema nüüd labidaga ja hakkama seda kõike tasandada. Kui ma õigesti tean, siis ta tegi mulle siia ka augu, mida ma kaevasin. Mis see nüüd on? See on ju poole väiksem kui see, mis mul vaja on. No, tore, et ta kaevas, aga tegelikult mõte oli, et ta kaevaks kuni sinna võsani. No jah. Ühesõnaga, mu ema käis üks päev siin maasikaid korjamas. Ja tuleb välja, et keegi on meie hoovi pealt metsmaasikaid korjamas käinud. Joo! Tegelikult on eramaa ja mis teed? Kus ta kadus? Seal on väike maasikakorjaja. Ehk siis võib-olla peame panema endale siia eramaa sildi, et nad ei käiks mu maasikaid röövima. Päev, ei tea. Pole mõnda aega saanud platsile, aga nüüd meil on siin juba kivihunnik. Tulime paekive korjama Kertu lõkkeplatsi jaoks. Awesome. Ja siis täna tahtsime muidu Kertuga koos tulla, aga lapsega on keeruline ja siis ma tulen ise siia. Tulin ütlema. Mis ma täna tahan teha, on see, et see on see Kertu projekt. Meil on käru. Tudu! Ja siis ma vean siit alt täidet. Seda peab nagu tühjemaks saama, aga siin on niisugune hea killustik. Ja siis ma lähen viin sinna tagumisse otsa. Parajalt tüütutöö, sest et see on kaugel, aga vaatame, palju ma jaksan. Päris läbi võtab. Mis ma siis tegin? Tõin siis siia. Tundub nagu ei ole väike, aga see on mingi 4 või 5 kornerit. See on mööda niisugust haiget teed tulemist, et see on päris jõhker. Ma ei tea, kuidas ma sinna otsa hakkan saama. Ahvid söövad! Ma ei saa! Ahvid hammustasid. Nii haige, see on ikka nagu hukk. Me oleme tagasi. Paneme tööriided selga ja hakkame tegutsema. Mis meil siis täna on plaanis? Vaatame, mis me teha saame. Saime käru, paneme kokku. Hakkame asju vedama. Vaatame, mis me teha jõuame, aga nii tore on siin olla ja siis tahaks kogu aeg siin olla. Ostsime endale sellise 4 rattaga aiakäru, sellepärast et see tundus meie maastikut vaadates ma arvan, et parem variant. Selle tuleviku kõige suurem kasutus on lastringi kärutada. Ilmselt küll, jah. Aga paneme siis kokku. Täna on taaskord selline päev, kus tripoodi ei ole kaasas. No mis teha, kui oled blondiin? Ma olen mingi 75% kindel, et tegelikult selle kokkupanemiseks on vaja tööriistu, mida meil kaasas ei ole. Ei teadnud, et see siuke ige on. Ma arvasin, et ma saan valmis aiakäru, mis on kokku pandud. Ma pean selle ise kokku panema! Äkki ta peabki olema ligad ja logad? Probleem on siis selles, et need poldid või klubid on nagu siuke, ei käi lõpuni. Nagu ma ütlesin, siis selle käru jaoks meil ei olnud õigeid vahendeid, mis tähendab seda, et ma solvusin ja ma tulin uut asja tegemas. Lähme vaatame üle siis, mis Madis üksi käis eile tegemas. Oi, kui armas pakukogu! Väike kändvade kogumik on siin. Saan aru, et ta tõi siia platsi keskele siis siukse väikese ala, kuhu saab roikaid koguda, et need saab ära põletada. Ja siin on siuksed pakud. Ja kuhu sa vead nüüd selle kõik? Igale poole laiali. Sinna ja sinna ja. Mis sa küsid? Nii lolli töö! Masinaga oli nii tore. Mida? Mis meil on? No, tahaks nüüd teha asju. Praegult, kuna meil siit august tuli nii palju, selle kohta vist öeldud kruusa, siis seda on hea teekatteks kasutada ja teised inimesed maksavad kallist raha selle eest ja meil on näed tasuta. Kui ma selle hoo sisse saan, siis ma lähen ka. Läheb! Meie rajatud tee. Tööde jaotuses on see hetkel selline, et Madis laob endal selle
käru täis killustik, kruus, iga kord ajan sassi, toob selle siia ja siis mina saan rehaga selle lahti ajada. Ja palju lihtsam on nüüd käruga siit käia. Ja see on siis üks väike käigutee, rada, mis jõuab meil siia keskele, kus on puud. Samuti me mõtlesime, et nende teeradade järgi me saame hakata siis kaardistama seda, et kuhu tuleb saunamaja näiteks. Ja neid radu saab siia veel palju teha, sellepärast et see on nii suur ala. Meil on niimoodi, et me hakkasime seda teerada tegema enne, kui me teadsime, mille jaoks me seda teerada teeme. Me otsustasime, et mis me teeme siia. Siia tuleb puutöökoda. Meil on siis plaanis hakata neid väikseid kämpinguid ja igast erinevaid muid puitprojekte tegema ise. Siis see ala siin ongi mõeldud siis selleks, et me paneme siia oma sellise väikese stationi püsti, kus me hakkame siis puid saagima ja tegema ettevalmistustöid. See ala, mida me tahame siis nagu nii-öelda esteetiliseks ja ilusaks teha, ei oleks mingi lagamann kogu aeg. Kui ma praegult siin seda süvendatud lõkkeala vaatan, siis ma tean, et me saame selle kunagi valmis, aga praegu mul küll väga palju usku ei ole, et see valmis saab. Ei, väga hästi on. Jupi haavalt teeme teed, siis tassime kõik selle laiali. Ja mis meil veel on, järgmine nädal tuleb meil killustik või kruus, killustik. Meil on plaanis see nädala 2 jooksul see äär ilusaks sul teha ja seest tühjaks vedada. Ja siis saab juba hakata vaatama, mis edasi teed. Kõik see täide läheb sinna tee äärtesse. See on juba nagu suur töö, jupi kaavalt. Sa näed praegu nii seksikas välja. Päriselt või? Jaa. Ei ole volti näha? Ei ole. Aga kui ma nii teen? Ja usud, et me saame hakkama, jah? Ma arvan, et seda on täiega lahe. Aga siit seest ma olen sulle vastu, siis tuleb veel väga palju välja võtta. Ja need kivid juba tõime ära, paekivid saime tasuta Facebook Marketplace'ist. Iga päev natuke ma olen selle tee üle juba täiega uhke. Võib-olla järgmise vihmaga seda enam ei ole, aga siis teeme uue. Ma arvasin, et ma hakkan seda tööd labidaga tegema, aga tuleb väljast palju parem labimees on Reha, sest Madis küll ütleb, et me peame siit täidet välja viima. Aga kui sa nüüd välja zoomid, siis vaata see eest on kõik enam-vähem tasane. Ja ma tahan ideaalis täna, ma ei usu, et täna jõuab kõik selle sama tasaseks teha. No mina tahaks, et ta oleks sügavam lihtsalt. Ma ei taha, et ta oleks nii sügav, vaata. Siia tuleb need, siis siia istuda niimoodi. Nii kõrgele või? No jah, miks mitte? No ma mõtlesin, et sa istud siia sisse. Ei, see ei pea üldse nii sügav olema. Ma arvan, see on palju parem. Ei no, vähem tööd ka. Eks sa ise tead. Ja siin ma jõudsin natukene seal, väike jupp jäi veel, aga ääret peab nagu tasaseks tegema ja siit see peab ka kuidagi, aga kuna meil on teekatteid vaja veel või see sissesõidutee on vaja veel teha, siis see äär läheb kindlasti madalamaks, siis enne ei ole mõtet seda ilmselt siluma hakata. Homme tulevad vihmamäe mahutid ja me praegu kaardistame, et äkki siia, kus Madis selle väikse ala kopaga tegi, äkki siia tõstame need. Mina ise ei tule homme ilmselt, aga Madis siis on kasekeste tiimi eest. Nii, täna siis selline päev, et mul on siin väike lõkkepoiss, pisikene. Täna tegelikult selline tegevus, et ma vean seda jama veel laiali. Meile tulevad veemahutid, siis ma ootan nad ära, nagu ma olen. Näitan korra, mis ma siis täna teinud olen. Palju ei ole jõudnud, aga see on see, kus me pooleli jätsime. Siis ma tegin siia sellise platsi. Väike esialgu, aga ma arvan, et piisab. Suht õhuke siuke kate on siin. Aga siis siia hakkan koguma, nagu näete, igasugust puitu palju juba. Ja siis siia tuleb siuke väike workstation, kus siis saab seda paremat jupitada ja nii edasi. Ja siit lähen edasi. Ja tahan sinna taha välja jõuda, kus mul see teine plats on puhastatud. Et meil tekiks siin siuke tee siit sinna, siis keldrisse ja siis sealt sinna teise tee juurde. See on küll nagu siukene, ma ei tea, kaua see vastu peab, aga samas veits on kruusa ja äkki kas või juba sellepärast, et luks ära ja palju kõnnid, siis ongi kunagi eventually mingisugune tee. Kõik, mis nagu seal tee peal ette jääb, ma korjan kokku ja panen siia, et seda väiksemaid tokse siis nagu ära põletada. Ja mida vist kasutada ei saa. Võtta oksapurusta ja siis teha nagu multsiks kõik
aga praegu nagu natukene midagi ikka. Seal on mingi põõsas. Iga kord, kui ma siin kuskil toimetan, siis tuleb mingi hunnik, ma ei tea, mingi parme või mingi... Kukutasin prillid maha, hunnik on seal ja tänaseks aitab. Ma ei jaksa nendega kakelda praegu. Nii kuradi tigedad. Ta-taa! Ja ei jõudnud muidugi filmida. Rekka läheb juba ära, aga saime endale siis veemahutid. Ja nüüd peab siia tegema selle koguja peale ja siis Kertu teeb ilusaks. Bum, 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 bum. Ja siis... Juhi mind ja siis ma räägin, et me oleme täis idioodid selle. Täna on mega palav! Ja sealt see tulebki! Nii suur masin, vausa. Äge!